Kuulus Kalevipoja rattamaraton Jügevamaal on teine Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja osavõistlus, mis sel aastal läbitakse individuaalvõistlusena vahemikus 25. maist kuni 27. juunini. Selles vahemikus saavad kõik sarja registreerunud osalejad saata korraldajatele oma tulemused, mille järel selgub ka paremusjärjestus. Kuidas see täpselt käib, saab uurida kodulehelt estoniancup.ee. Esmakordselt ei mõõdeta Kalevipoja rattamaratonil laiuse mäe kõrgust ja esmakordselt ei ole stardi-finišiala Kuremaal mõisa ees ja kõrval. Seekord on alguspunktiks Eesti kultuuriloos veelgi kuulsam koht. Me oleme Eesti klassikalises mõttes väga klassikalises kohas. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Me oleme Palamusel, me oleme tegelikult Eesti tänase jalgratta ajaloo ühes pühamas paigas ja me oleme Kalevipoja rattamaratoni raja maha märkinud siis siia. Ma väidan, et Eestimaa kõige ilusamate vaadetega koha ümber. Kraus ütles, et Palamuse on jalgrattapühamu, Eesti jalgrattapühamu, et kuis niisi? No võtame selle viimase 20 aastat tagasi ja siit samast risti pealt nad peale trenni koju kodude poole läksid. Lauri Aus, Andrus Aug, Erki Pütsepp, Janek Tompak, Innar Mändoja purutas sinna poole koju, kelle ma veel, Rene Mandri, vennad Raudsepad. Tegelikult siit rattabaas on siit 3 kilomeetrit Luual, aga siit Palamuselt mindi ja siia tuldi, nii et need ümberkaudsed voored, need kuhu ka tänased rajad viivad, on nende meeste treeningbaasiks olnud aastaid. Milline see Kalevipoja rattamaraton Anno Domini 2020 siis täpselt on? Me eeldame ja me väga ootame siia erineva treenituse ja erineva sellise valmisolekuga võidusõitjaid, rahvasõitjaid ja rahvamatkajaid. Seepärast on selle aasta Kalevipoja rattamaratoni rada tehtud eelnevatega võrreldes kindlasti lihtsamaks, aga ka huvitavamaks. Ja meil on siis pakkuda osalejatele nii asfaldilõike, kruusa ja selliseid kõvema põhjaga lõike, aga meie maakonna ja sportlaste jaoks tuntud Ehavere Nõmm on sees. Võimsad mäefiniš sõidetakse Ehavere Nõmmes kunagiste suusaradadel, Männimetsa all. Kiire rada on ja on arvestatud sellega, et võib-olla kõigil ei ole MTB-d just kuuri alt võtta, siis saab ka tsüklokrossi ja veidi kergema rattaga läbi sõita. No kas või vana meestekaga? Vana meestekaga saab ka, kindlasti saab, sest aega ju on. Aga kus see start siis täpselt asub ja mis meie ümber siin täpselt on ja kuidas see koht üles leida? No kõiki osalejaid ma kutsungi kõigepealt nautima ja vaatama, mis Palamuse toimub, et me oleme ju, minu selja taga on Palamuse koolimaja, kuhu Arno siis natuke hiljaks jäi. Minu selja taga on Palamuse kirik, siin kohe on lible ja me paneme siit saare poole minema, nii et see on see tee, mida Teele ja Arno käisid, nii et siit me alustame Palamuse südamest. Ja siin on kohe kõrval vist ka parkla ju, kuhu saab auto mõnusat jätta ja sõitu alustada ja sõitu lõpetada ja kas on ka mingid pesemistingimused, toitumistingimused või mis siin kuhu tasuks selliste muredega minna? Me oleme parkla rajanud selle kuuajalise võidusõitjate jaoks ja siin parklas on ruumi selle võidusõidu 3 ringi jaoks. Siin on tualett avatud, siin kohe kõrval on kaupluskeskus. Üsna pea läheb soojaks ja siis saab Ammejõkke ujuma minna. Päris soojaveega pesu me praegu kahjuks siin pakkuda ei julge veel, aga võib-olla kuu aja jooksul olukord paraneb. Ja kindlasti kutsume Palamuse koolmuuseumisse enne või pärast. Ja ega ei ole siit kaugel ka Kuremaa oma vanade heade radadega, et siis see päev pikemaks veel sõita. Ja kindlasti ei ole väga kaugel ka Jõgeva, kus saab ka sooja sööki pärast võidusõitu nautida.
no mis on need maasikad või kõige ägedamad kohad, mis siin rajal on ja kus need vaated asunevad ja kus tasub kinni pidada ja korraks hinge tõmmata? No nüüd on kahtepidi. See, kes tahab tõelist endaga võidusõitu või naabripoisiga võidusõitu, siis tema jaoks on kindlasti selle raja selline võtmekoht enam-vähem poole peal see nõmm, see Ehavere nõmm. Seal on keerukad raskumised ja ägedad tõusud. Kes nüüd tuleb rahulikult seda sõitu nautima, siis alates juba siit esimesest kilomeetrist on õitsvad rapsipõllud. Me jõuame pärast Ehavere nõmme juba siis Navavoorele, kus siis kahele poole on vaja vaadata, kindlasti soovitan vaadata ja muidugi ka otse, aga seal on laskumisi, seal on laugeid tõuse sõita, jõuame Kolgamäe peale, kus sõideti 2014 Eesti meistrivõistluste etapi üks tõuse ja jõuame siia Palamusele tagasi, kus on üks laskumine ka sealt Voorelt Joosep Tootsi talu juurest siis siia Palamuse poole, nii et tegelikult kogu see 22 kilomeetrit neile, kes just seda lõppaega väga tähtsaks ei pea, on ilusad vaateid täis. Ja öeldakse ju, et Jõgevamaa on siis Eestimaa viljaait, aga samas ka Voorede kodumaa, et need kõik elemendid on siia rajale kenasti sisse põimitud. Selle me toome nüüd küll kindlasti välja, et see Vooremaa oma kõige paremas eheduses on selle rajal on nüüd nähtaval.